Tere kõigile, kes meid webinaris siin kuulavad ja tere kõigile, kes järgi kuulavad. Ja meie siis kirivööpäevaga seoses järgmine webinar on, räägime sellest, et millist vööd valida ja kuidas vööd valida või kuidas üldse suhestuda vööga. Ja webinari külaliseks on siis Veenika Västrik, Turgi käsitöötalu perenaine. Tere tulemast! Tere! Mina olen siis Veenika, nagu te siit tagant näete, Turgi käsitöötalust. Hetkel siin suvisel pööripäeval jaanipäevaks valmistudes pojengid läksid just eile lahti. Ja kuidas siis suhestuda kirivööga? Mul on siin põlve peal kohe valmis minu elu esimene kootud kirivöö, mis sai valmis siis, kui ma olin 17-aastane. Ja see on Kaarma kihelkonnast Saaremaalt. Kuna minu ema sündis ja kasvas suureks neiuks Saaremaal, siis mul oli selline suur unistus, et ma teen endale Kaarma kihelkonna rahvarõivad. See oli siis 90. aastate alguses. Ja see oli siis esimene kirivöö, mida ma siis õppisin oma käsitööõpetaja abiga kuduma. Ja hästi tugevalt selle vöö tegemist kandsid siis see igatsus oma juurte järgi. Et teatavasti eestlased on ju segamini paisatud mitmeid kordi mööda Eestit ja selliseid ühtset juurkohta leida õnnestub üksikutel. Mina näiteks olen laiali mööda Eestit, minu ema kasvas Põlvamaal, ema kasvas Saaremaal, minu isa kasvas Suure-Jaanis, mina ise olen elanud kogu elu Paides, nii et kui ma hakkasin otsima oma juuri, siis ma sain aru, et ma olen eestlane, ma olen laiali mööda Eestimaad. Ja see, millise paikkonna rahvariideid teha või kirivööd kanda, selle valiku saab teha lihtsalt emotsionaalsel baasil, et millise esivanemaga ma kõige suuremat sidet tajun. Ja nii siis sai see kirivöö lugu minul alguse Saaremaalt, Kaarma kihelkonnast. Aga tänaseks päevaks olen ma hoopis jõudnud omadega siia Kodavere kanti ja kasvatan siin Kodavere juuri alla, kus mul esivanemaid üldse polegi olnud. Nii et sedavõrd olen ma lasknud nagu lahti sellest ühe kindla paiga juurte otsimisest. Et Eesti on nii väike, et ma võin igal pool juuri omada, kus ma Eestimaal ringi käin. Ja praegu olen ma jõudnud nagu selleni, et mulle meeldib teha selliseid ise kavandatud vöid, kus ma mängin selle vana vöömustriga nii, et ma võtan välja kõik värvid ja asendan selle valge lambavillase lõngaga. Nii et siis see hall linane, mis siin põhjas on, hakkab siis mustrit looma valge lambavillase lõngaga ja mulle meeldib ka panna natukene sellist kullaträpsu sisse, et see on nagu selline sära silmas või väike päikesekiir või midagi sellist sädet meie sellises põhjamaises hämaras olekus. Nii et ma saan teile jagada ekraanilt pilti, kus on üks valge kuldsete triipudega vöö. See on hetkel siis nähtav Turgi talu Instagrami kontol ja näete, siin on ta sellises suures plaanis. On see nähtav? Ja, on nähtav. Mille on kudunud siis minu kavandamise järgi Margot Marks ja asendasin siis sellised küülõngad ja äärekirjade piirjooned kuldse lõngaga. Põhjaks on siis naturaalne linane hall lõng nagu ikka ja kirjaks siis valge, lambavalge lõng. Ja mulle kuidagi tundub, et see on selline juurteülene, et selles on mustrit, mis pärineb kuskilt piirkonnast, aga värvid ja ütleme selline kullasära on universaalne. Ja ta loob pidulikkust, kui ma kannan seda kas siis linasel valgel kleidil või hallil kleidil.
ja tunnen ennast sellega väga hästi. Nii jah. et Kas ma võin vahele kohe küsida siia? jaa, Ja, just. et tõesti, et esmakordselt, kui sai näha neid sinu kuldseid vöid, et see oli nagu selline tõesti niisugune maailma nihe. Aga et kuidas sa nagu valid, et kas sa nüüd validki seda näiteks ka oma selleks valgeks kuldseks vööks, validki nagu lihtsalt natukene emotsiooni põhjal või mingi koha pealt või kust sa nagu mingi koha järgi, paikkonna järgi, ma mõtlen, et kuidas sa valid siis selle kirja või mida sa siis nüüd nii-öelda valgeks hakkad looma? Sellel esimesel valgel vööl oligi selline koostöö meil Margotiga, et see keskkiri vööl oli siis Türilt ja äärekirjad olid Kodaverest. Nii et siis me mängisime nagu sellist mängu, kus liitsime kokku nii-öelda Türi, mis on ka väga lähedal minu lapsepõlvemaale Paidele ja minu praeguse kodu Kodavere kandi ja sai väga kena vöö. Nii et ma ei esitle seda kui Kodavere vööd, ma esitlen seda kui lihtsalt oma loomingut kirivööainetel. Nii et ma arvangi, et neid vöid saab kanda just tavariietega, mitte rahvariietega, sest rahvariide komplekti juurde käivad ikkagi selle komplektile omased mustrid ja värvid. Aga kui teed oma loomingut, siis on see kandmise käed ka nagu vabamad. Mis sa arvad, ma küsin jälle vahele korra, mis sa arvad, kas sinul annab seda nagu julgust ka see, et sa oled õppinud ise ka folkloristikat ja etnoloogiat või võib igaüks nagu nii-öelda tänavalt ka sedasama teha? Ma arvan, et igaüks tänavalt võib sedasama teha, et siin ei pea olema sellist rahvaluule või etnoloogiaalast haridust taga, et see on ikkagi nii sügavalt inimese isiklik asi, et kui sa tunned oma sügaval südames, et ma tahaks mängida midagi oma kodukoha mustritega, teha midagi teisiti, siis loomulikult tasub proovida. Ja tasub valmis olla ka selleks, et võib-olla alati ei õnnestu ja võib-olla ei ole ise rahul selle tulemusega ja siis proovida uuesti. Et ei tasu nagu sellepärast heituda, et äkki läheb untsu või äkki mulle ei meeldi see tulemus. Nii et ma arvan et ma tean ju teisigi, kes on kudunud oma väljamõeldud mustreid ja see muidugi eeldab seda, et sul on eelnevalt mingisugune pagas kirivöömustreid nii-öelda mälus või peas või ka paberil või mustrilehel olemas, et sa oskad nende seast valida, sest kui sul üldse nagu mitte mingisuguseid mängureegleid ei ole, siis on muidugi keeruline hakata leiutama. Aga enne tulebki nagu reeglid selgeks õppida, et saaks neid hakata rikkuma. Väga hea, väga julge, ma ei tea, kas üleskutse, aga mul tekkis kohe siin ka selline küsimus ka, et ise ka olnud juhendades kursusi ja sul on ka ju kursuste juhendamise kogemus, et kuidas sa nagu soovitad, et nüüd keegi, kes tahab oma seda vööd hakata looma, et kas ta peaks enne õppima ikkagi nagu kirivöötehnika selgeks või siis ta võiks nagu luua selle oma mingisuguse kirja ja ettekujutuse ja siis hakata õppima kirivöötehnikat? Absoluutselt kindlasti tuleb enne õppida tehnika selgeks, sest tegelikult on need kirivöömustrid kõik tehnikast tulenevad. Et miks ei ole meie kirivöödel sees linde ja lilli ja liblikaid, sest see tehnika ise nii-öelda määrab ära, et lihtsam on teha rombe ja kolmnurke ja diagonaalseid riste. Et kui sa oled selle kirivöötehnika selgeks õppinud, siis sa saad aru sellest mustri sündimise loogikast ja missuguse nagu olemusega mustreid on lihtsam luua just selles tehnikas. Nii et kirivööde puhul ikkagi kõik algab tehnikast. Ja mul on ka nagu olnud seda kogemust jah, et kui ei osata nagu tehnikat või kui ei ole kas või proovitud või pole nähtud, kuidas see nagu toimib, et siis võib jah, lihtsalt pärast olla keerukas oma planeeritud kirja nagu teostada. Et siis tuleb nagu ümber joonistada ja orienteeruda seal ruudustiku peal. Ja, sest see kirja korjamine ei saa olla ka nii hiiglama keeruline, et siin peab olema mingisugune oma loogika ja
head mustrid, mis on jäänud nii-öelda läbi põlvkondade kasutusse, on ikkagi millegi poolest nagu lihtsalt kududa või nutikad kududa, et neid on kerge uuesti ja uuesti korrata ja see paljuski tuleneb ka sellest kudumise loogikast. Ma kohe nüüd jälle küsin, tuli teil selline küsimus ka, et kui tulles tagasi näiteks selle juurde, et kui keegi soovib ikkagi juurte kaudu seda nagu vööd valida, siis kas sinul on ka mingeid soovitusi, et kas peaks siis valima ema järgi või isa järgi või mille järgi siis võiks sellest lähtuda? Minul on see enda kogemus, et valige selle järgi, millise esivanemaga teil on kõige lähedasem emotsionaalne side olnud. Et kelle poole nagu süda hoiab. Et siis on ka see vöö nagu laetud sellise armastuse tundega just selle suguvõsa liini suhtes. Et mina olen võtnud oma ema liini ja mind see nagu väga hoiab. Nii et, ja muidugi, kui on mitmeid vöid tegemisel, siis tasub võtta igast liinist, et teha ema ja isa ja isa ja nii edasi. Et kui meil on nagu esivanemaid nii mitmest Eesti piirkonnast, meid on siin nõukogude ajal ja enne seda nagu pillutatud ringi, et siis on ju seda laiem see tugevam see juurebaas, et ma ei ole mitte ainult ühe kihelkonnaga seotud, vaid võib-olla poole Eestiga. Nii et rohkem mustreid, rohkem sellist kultuurilist tausta annab meile ju veel tugevama sellise Eesti üldkultuurilise tunnetuse. Jah, kirivöö kaudu saamegi ka mõtestada seda, et me nagu justkui ka metafoorselt, et me seome ennast juurtega või seome ennast oma kultuuriga või siis oma identiteediga, nagu et vöö on ka seotav aksessuaar. Ja. Aga täna ma leiangi, et mul on palju häid soove kaasa anda kõikidele kudujatele, kes kas võtavad hoogu või on neil juba pooleli olev vöö, et võtke ja tehke oma poolikud tööd lõpuni või kes on julge, alustage uusi. Ja ma arvan, et see jaanipäeval kirivöö kandmise selline julgustus aitab nii mõnelgi võtta see ammune unistus nagu ette ja teha see teoks. Nii et soovin kõigile sellist indu uute vööde kudumiseks. Ja, väga suurepärane soovitus. Nii et ega vist ei olegi muud siit tänaselt siis pööripäevalt ka, et või siis, ma ei tea, kõigile, et jaanilaupäeval kirivööga ja siis igaüks omal moel ja omal kombel. Ja, et suur aitäh, Veinika. Ja siis läheme oma selle uue algatuse traditsiooniga muudkui aga edasi. Algus on tehtud. Nii et aitäh sulle, Kristel, ja kohtume mõnel järgmisel korral. Just, teeme nii. Jaanilaupäeval siis kirivööga.